On aeg alustada energeetika uuringu tutvustamise infotunniga. Mul on hea meel, et teid järjest Robilan on liitumas, sest et mu head kolleegid Katrin Pihl ja Siim Krusell on valmis saanud mahuka uuringuga energeetika väljal. Aga nüüd asume asja juurde. Olge head, Katrin ja Siim. Mida saite teada energeetika uuringut koostades? Ja aitäh, Tiia, tere ka meie poolt. Tere ka meie poolt. Ja tutvustamegi siis täna teile OSKA energeetika töö ja oskuste vajaduse uuringut aastani 2035. Aga võib-olla alustakski sellest, et mida me uurisime, et mis see uuringu objekt on? Jah, et uuringu nimetus oli energeetika valdkonna töö ja vajaduse uuring, OSKA vajaduse uuring. Aga nüüd on see küsimus, et mis oli meie põhifookuses ja põhifookus on meil põhikütusalad, mis on siis põhikütusala koondab endasse sarnaseid ameteid, kus on sarnased oskused, sarnased tööülesanded. Ja üks oluline aspekt veel, et näiteks siin elektrikuid, automaatikuid, elektriinsenere käsitlesime üle terve majanduse, et ehk siis ei piirdunud ainult energeetika valdkonnaga, et mis tõttu saabki öelda, et see valdkond nimetas natukene tinglik. Aga mis meil siis siin arvude poolest vaatab, et natuke üle 10 000 hõivate põhikütusaladel, kõige enam elektrikute ja automaatikute seas järgnesid energeetikainsenerid ja siis teised alla siin 1000 hõivatu. Ja kui Tiia ütles, et tema tahab teiega vestlema hakata infotunni lõpus, siis tegelikult meie Siimuga vestleks teiega juba praegu ja kaasaks teid sellise huvitavale küsimusele vastuse leidmisele, et mis te arvate, millisel nendel põhikutsealadest on naiste osakaal kõige suurem ja kirjutage enda pakkumine chati. Et kas te arvate, kas naisi on kõige rohkem elektrikute, automaatikute, energeetikainseneride, operaatorite, juhtide, tootmis- ja hooldusjuhtide või toetavate spetsialistide seas? Mis teie arvate? Ootame huviga. Õigeid vastuseid on ainult üks. Millisel põhikutsealal on siin olevatest kõige rohkem tööl naisi? Üks vastus on toetavad IT-spetsialistid, energeetikainsenerid, inseneride, operaatorite, toetavad IT-spetsialistid, kordub, insenerid, operaatorid. Nii, ehk on pakutud tegelikult kõiki ja toetavad IT-insenerid, aga ka operaatorid ja insenerid on saanud mitmekordseid pakkumisi. Mida teie ütlete, mis on siis tõde? Tõde selgub kohe. Tõde on siis toetavad spetsialisti energeetikas, ehk siis IT-inimesed, et seal on siis energeetika valdkonna lõikes koguni 22% naisi, aga kui nüüd vaata nagu teistpidi, et tegelikult on neid ju vähe, et iga viies on ainult naine ja kui vaatame soolist jaotust teiste põhikutsealade juures, siis ega naisi ei kipu olema valdkonna põhikutsealadel. Et siin pakuti ka energeetikainsenerid, seal on ka üle 10%, aga siin vaatame elektrikuid, automaatikuid, praktiliselt pole tootmisel hooldusjuhid energeetikas, seal pole üldse. Ehk siis ütleme tööjõu vajaduse katmise seisukohast on kindlasti, ma arvan, naiste suurem huvi valdkonna vastu oleks nagu hea. Et kui nüüd edasi vaatame seda profiili poolt, siis kui me läheme palga juurde, siis kui meil 2024 oli Eesti keskmine siin nii 2000 eurot, siis juhtide, inseneride, hooldusjuhtide puhul oluliselt see Eesti keskmist ületas. Operaatorite, elektrikute, automaatikute puhul jäi see mõnevõrra alla.
Vaatasin ka seda, et kuidas energeetikainseneride palk on võrreldes teistes valdkondades töötavate inseneridega ja ega seal nagu suurt erinevust ei olnud, et seal ka teiste inseneride, näiteks tootmisinsenerid, mehaanikainsenerid, et seal oli samamoodi palgavahemikud, keskmine palk oli kuskil 2800, 2900 keskmine, et see näitab ka nagu seda, et energeetikainsenerid, kelle põhibaas on inseneri teadmised, et nemad konkureerivad ka, ütleme nende, et seal ei ole nagu eelist, kas on energeetika taust või näiteks mehaanika taust. Kui nüüd edasi läheme hariduse juurde, siis keskmiselt on kõige enam põhikutsealasest kutseharidusega töötajad. Aga ka kõrgharidusega inimesi pole üldse vähe, et siin tublisti üle kolmandiku, kui võtta siin baka, magister, ka doktor kokku. Põhikutsealati on küll muidugi erinevused, et kui vaatame sellist spetsialisti juhi tasandit, siis domineerib kõrgharidus, aga kui läheme siin elektrikud, automaatikud, operaatorite juurde, siis domineerib jällegi kutseharidus. Kõrgharidus domineerib ka siin IT-spetsialistide seas. Ja võiks öelda, et jälle, kui meie uuringu põhifookus oli hinnata tööjõuvajadust ja selle täitmist tulevikus, siis suuremaid väljakutseid on töötajate vananemine. Ja see on energeetika põhikutsealadel suurem probleem kui Eestis keskmiselt, ehk siis ütleme, siin on mõjutud 55+ inimesi, kes siis ütleme meie prognoosi perioodi jooksul. Neist enamik võiks minna pensionile, kuigi jah, et osa jätkab töötamist. Ja siin eriti, kui vaatame operaatoreid, siis on seal ligi 40% on 55-aastased ja või vanemad, et seal on see asendusvajaduse küsimus veelgi teravam. Kui läheme hariduse juurde, siis valdkonna vaates on muidugi hea uudis see, et nii kutse kui kõrghariduses on lõpetajate arv viimastel aastatel kasvanud. Kasvanud on ka vastuvõtute arv. Et kui vaatame täpsemalt kõrghariduse poole pealt, siis on seda kasvu on vedanud bakalaureuse õppes lõpetanute arv. Siis kutsehariduse poole pealt on, kui vaadata sellist pikemat aega ka, et on kasvanud noorte arv, kuid ka tegelikult täiskasvanute osa on suurenenud, et täiskasvanute seas on üpris palju, eriti viimastel aastatel neid, kes juba töötavad ja tulevad siis, aga kellel ei ole sellist valdkonnana kutset, elektrikkutset näiteks, ja tulevad seda siis kooli omandama. Ja, et enne kui me läheme tööjõuvajaduse ja oskuste vajaduse juurde, siis räägime natuke ka sellest, et mis seda peamiselt kujundavad. Et kokkuvõtvalt saab siis välja tuua sellised 4 kõige olulisemat sammast, mis siin aastani 2035 Eesti energeetikat mõjutama hakkavad. Et alustaks kõigepealt elektrifitseerimisest, mis on siis hästi lihtsalt öeldes teiste energialiikide asemel elektrienergia kasutusele võtmine. Seda näiteks transpordis või miks mitte ka näiteks kaugkütte elektrifitseerimine. Ja see kindlasti siis suurendab nõudlust nii energia kui spetsialistide järele. Kindlasti mõjutab valdkonda tugevalt tehnoloogia areng. Digitaliseerimine, automatiseerimine, erinevad uued tehnoloogiad, elektrivõrgud, aku- ja vesinikusalvestid, potentsiaalselt tuumaenergia, kõik need muudavad töö sisu. Energiajulgeolek, energiamajanduse arengukava aastani 2035 seab siis samuti fookusesse varustuskindluse ja just sellise mitmekesise energiaportfelli. Ehk siis Eesti energeetika tulevik baseerub kombineeritud energia tootmisel, kus on siis esindatud nii juhitavad kui juhitamatud võimsused. Ja kindlasti rohepööre ja kliimaeesmärgid, et võib-olla natukene on seda jalga sealt gaasipedaalilt maha võetud, kuid vaikselt me kindlasti liigume
liigume selles suunas edasi ja kõige selle elluviimiseks ja realiseerimiseks on vaja vajalike oskustega töötajate olemasolu ja kui need ei ole, siis kõigi nende 4 puhul võib see saada vägagi otseseks pudelikaelaks. Et järgnevalt selline rohkete arve täis tabel ja esmalt siis see, et meil uuringu käigus ka tegime õiguprognoosid, et keda meil siis, kas meil on põhiõigusala on kasvav, kahaneb ja põhiõigusalade keskmisena nägime ette kasvu siin natuke alla 20%. Nägime kasvu ette inseneride osas, elektrikute automaatikute osas näiteks, ja ka toetavate spetsialistide energeetikas. Ja kui nüüd rääkida sellest, et mis selle kasvu võiks kaasa tuua, siis Katrin sellest ka eelnev slaidi juures rääkis, võib-olla omalt poolt rõhutaks seda, et see kasv tugineb peamiselt just nagu üle terve majanduse toimuvale elektrifitseerimisele ja automatiseerimisele, et see on see vedur. Et kui me hindaksime ainult energeetika tootmise poolt, siis see kasv kindlasti nii suur ei oleks, et kui ühelt poolt meil küll võib-olla üldse ei oleks kasvu, et kuna kuigi meil taastuvenergeetika, kuigi hoolimata takistusest siiski areneb, põlevkivi osas nähakse jällegi ju vähenemist, et sealt tööjõudu jääb vähemaks, et summa summarum ei pruugi nagu tootmise poole pealt see hõive kasvada. Aga nüüd, kui nüüd tööjõuvajadust ja seda koolituspakkumist ja seda tasakaalu hinnata, siis nagu ennem ka välja tõin, siis tööjõuvajaduse üks oluline komponent on asendusvajadus, mis suurendab seda tööjõuvajadust ka tasemel lõpetajate järgi. Ja teine komponent ongi seesama see hõive muutus, mis ka kasvatab. Ja kui me paneme numbrid niimoodi vastakuti, siis võib öelda, et sellist olukorda ei ole, et kus meil oleks koolitus kedagi liiga palju või oleks tasakaalus, et võime öelda, et nii spetsialisti kui oskustöötaja tasandil ei ole meil piisavalt lõpetajaid, et põhiõigusalade tööjõuvajadus katta. Ja kui nüüd näitasin neid hariduse lõpetatud numbrid, siis need olid, võib-olla mõnele jäi meelde, et need olid märksa suuremad kui siin praegu pakkumise juures toodud numbrid. Ja see on sellepärast nii, et me ei arvesta kõiki lõpetajaid koolituspakkumisse ja selle põhjuseks on see, et mõned lõpetajad üldse ei rakendu tööturule. Siis on meil oleme arvestanud bakalaureuse ja magistri topeltarvestuse vältimist. Kutsehariduse poole pealt juba olemasolev tööjõud harib ennast ka nüüd ametlikult. Siis kindlasti kõrghariduse poole pealt on ka edasimineku tee akadeemilises liinis, minnakse ka avalikku sektorisse, et see kõik mõjutab, ja siin mõned aspektid veel, et miks need koolituspakkumise numbrid on väiksemad. Ehk siis võime tõdeda, et lõpetajaid võiks jõuda rohkem põhiõigusaladeni. Ja järgnevalt ma nüüd räägin 2 aspektist, et miks me seda tööjõuvajaduse miinust ikkagi rõhutame, et hoolimata sellest, et vastuvõetud ja lõpetajate arv on kasvanud. Et kui me räägime erialast rakendamisest, siis kui nüüd ühelt poolt vaadata, siis võiks olla nagu murekoht, et siin kõrghariduse vaates alla poole rakendub põhiõigusaladena, kutsehariduse puhul on ka see alla poole. Aga kui teistpidi vaadata, et kas rakendatakse erialaselt, et siis kõrghariduse omandanutest üsna vähesed ei rakendu, sest on ka rida ameteid, kus on samuti vaja näiteks insenerioskusi, ka energeetikaoskusi, ehk siis ütleme, see elektrienergeetika haridus annab sellise hea universaalse baasi, mis on nagu nõutud väga paljudes ametites ja kutsehariduse puhul küll oli niimoodi, et nendest, kes ei rakendunud põhiõigusaladel, nendest omakorda pooled rakendusid nii lähedastel ametitel, aga siis ütleme nendest pooled siis ütleme siiski nagu võib öelda, et ei rakendunud erialaselt. Ja kui nüüd vaatame neid, näiteks näidisameteid, et
mis võiks olla siis nagu erialane rakendamine meie uuringu mõistes, et need siin võtame elektroonikainseneri, et jällegi see teema, et kui me vaatame otsa energeetika insenerile, siis ta baasteadmised on inseneri omad ja see energeetika on see kiht, mis on nii-öelda juures ja insenerina saab ta tööd väga paljudes kohtades ja nüüd need kõrghariduse lõpetanud, kes siiski nagu ei rakendanud erialaselt, ma ise võtaks kuidagi niimoodi kokku, et saabus äratundmine, et ma siiski seda valdkonda ei taha, või selle valdkonnas ei taha olla, et mul on nagu oma kutsumus, et siin nende hulgas oli treenereid, režissööre, näitlejaid, et neid ei ole küll palju, et ma siin neil on võib-olla midagi nagu pigem nagu sellised üksikud näited, aga ma arvan, et ka nemad tegelikult soovi korral saaks rakendada inseneridena. Et kutseharidus lõpetanute seas samuti ütleme, näiteks elektroonikaseadmete koostaja on kindlasti erialane rakendamine, aga ma kindlasti seda ei pruugi olla turvatöötaja, baarmen, et ütleme niimoodi, et kutsehariduses on mõnevõrra nagu mänguruumi, et kuidas nagu seda rakendamist just erinevates mõttes kasvatada. Teine selline oluline murekoht valdkonnas on õpingute katkestamine, et kui siin hinnata sisseastumist ja lõpetajate dünaamikat siin viimase 6-7 aasta jooksul, siis võib öelda, et lõpetamiseni jõuab nominaalajal natuke üle poole, kutseõppuritest natuke üle poole ja mis on selle põhjused, et üks on kindlasti, võiks nimetada edasijõudmatus, mis on tingitud eelkõige sellest, et ega see õpe ju kerge pole, et inseneriks niisama ei saa, et peab ikka pingutama ja peab olema eeldused selleks ja paljud kukuvad selle tõttu välja. Siis on kindlasti ka töötamine õpingute ajal. Jällegi, kuna amet on nõutud, siis tööandjad meelendiga ootavad õpingute ajal juba inimese tööle ja õpingute töötamise ühitamine on keeruline ja selline üks põhjus siin on ka see, et jah, et miks inimesed katkestavad. Kindlasti on ka neid, kelle puhul võiks öelda, et on vale eriala valiku olnud tegu, et on tehtud vale valik ja selle tõttu siis katkestatud. Aga kui nüüd eraldi vaatasime seda, et kellena need katkestanud töötasid peale siis seda, kui nad olid juba ülikoolist lahkunud, siis võiks öelda, et siin üle 40% tegelikult tegi erilast tööd, mis minu arvates on täitsa kõrge protsent ja et siin on nagu ka mõttekoht, et kuidas võib-olla siis sellist ka nende katkestanute ikkagi lõpetamist soodustada, et kas ütleme siin, kui pole inseneri kutset, siis on ka keeruline ju ka projektile allkirja panna ja nii edasi. Ja veel mõni sõnaga võib-olla sellisest valdkondlikest voolavusest, et see valdkonnas või ütleme põhikutsealadel nagu väga suur probleem ei ole, et siin põhikutsealade vahel oli siin kuskil voolavus siin aastane 3-4%. Välja põhikutsealadelt ei ületanud ühegi põhikutsealade 10% ja tõin lihtsalt näited, et kust tuldi põhikutsealadele ja millist ametitele mindi. Ja siin on nagu erinevaid näiteid, on neid näiteid, kus mindi ametisse, mis tegelikult ei ole seotud õpitud või siis omandatud kogemustega, siin võib leida haldusabitöötaja näiteks. Aga üldjuhul ikkagi tuldi ametitest, mille nii-öelda profiil oli sarnane põhikutsealade profiiliga, mitte sarnane võib-olla vale sõna, aga mitte ka väga kauge või lähedane, ja mindi ka ametisse, kus oli nagu sama loogika, et ehk selline tehniline amet ja kus saadi siis oma kogemusi
oskusi ka hiljem kasutada. Nii, aga kui rääkida natuke lähemalt ka teadmistest ja oskustest, ehk siis liigume sellise kvantitatiivse poole pealt kvalitatiivse poole, et mida siis haridusmaailm peaks rohkem arvesse võtma, siis siin saab rääkida siis sellisest 3 olulisest sambast. Et ühelt poolt kindlasti selline tuleviku valdkonna töötaja peab omama süsteemset mõtlemist ja oskama integreerida. Et meil on vaja spetsialiste, samuti oskustöötajaid, kes mõistavad nende eri energialiikide koos toimimist, olgu selleks siis elekter, soojus, jahutus, salvestus, suudavad neid omavahel lõimida ja samal ajal ka siis kohaneda kiirete tehnoloogiliste muutustega. Et hästi lihtsalt öeldes, et ei ole enam väga rangelt eraldiseisev elektriinsener ja soojustehnika insener, vaid kumbki peab ka teisest valdkonnast siiski midagi teadma. Peavad olema väga head digioskused, sealhulgas siis energeetika spetsiifiline IT. See IT väga ka energeetika valdkonda tuleb sisse üha tugevamalt. Seda ühelt poolt nii andmeanalüüsi, erinevate modelleerimisprogrammide, automatiseeritud süsteemide juhtimise kujul kui ka küberturvalisuse näol. Ja nagu me juba rääkisime, siis see asendusvajadus on suur, mis tähendab, et vanemaealiste osakaal valdkonnas kasvab, mis toob meid oskuste puhul digilõheni. Ehk siis kui valdkonnas võetakse näiteks elektrikute, automaatikute, operaatorite puhul rohkem kasutusele selliseid tehnoloogilisi abivahendeid, siis vanemad töötajad võivad nendega täitsa hätta jääda, mis tõttu tuleb siis täiendus- ja ümberõppe abil selle digilõhega tegeleda ja selliste vanemaealiste töötajate puhul just selliste IT-oskuste arendamisega tegeleda. Ja kindlasti uued tehnoloogiad ja nii-öelda hübriidrollid muutuvad olulisemaks. Et olgu selleks siis salvestustehnoloogiad või vesinik või erinevad taastuvenergia lahendused. Meil on vaja üha rohkem selliseid hübriidkompetentsidega töötajaid, et ei ole enam selline eraldiseisev elektrik või automaatik, vaid ta peab teadma mõlemat. Insener peab olema samal ajal väga hea andmeanalüütik ja võib-olla, mis ka meil intervjuudes tuli hästi välja, et selline kõige rohkem tikutulega taga aetavam spetsialist on siis selline energeetika insener, kellel on väga head IT-oskused ja samal ajal ka väga head müügioskused. Ja kõige selle juures me ei saa üle ega ümber sellest, et mis oli, on ja jääb. Ehk siis selles valdkonnas ei muutu vähem tähtsaks mitte kuidagi klassikalised alusteadmised ehk matemaatika, füüsika, keemia, insenermehaanika. Et see baas laotakse juba üldharidusest ja kui sealt jäävad puudujäägid, siis kõrgkoolis on juba väga raske või miks mitte ka kutsekoolis on väga raske nende lünkade parandamisega tegelema hakata. Ehk paljuski sellised oskustöötajate, spetsialistide teadmiste ja oskuste puudujäägid lähevad oma juurtega tagasi juba üldharidusse. Ehk siis reaalainetest selles valdkonnas pääsu ei ole. Selle uuringu raames tegime väikse ülevaatega tööjõuvajadusest seoses võimaliku tuumajaama rajamisega. Ja räägime ka siis täna sellest, et kuidas me Moskva uuringu kontekstis seda käsitlesime. Tuumajaama tööjõu ja oskuste vajadusega seoses on siis sellised väga põhjalikud analüüsid juba tehtud või lõppjärgus. Tegime seega Siimuga nendest uuringutest kokkuvõtted ja tõime välja olulisemad tulemused, mille põhjal siis Oskale iseloomulikult tegime ettepanekud haridusmaailmale, et siis vajadusel täita neid tööjõuoskuste vajadusega seotud kitsaskohti. Ja kui nüüd räägime arvudest, siis selline kogu tööjõuvajadus oleks kokku kuskil nii 240–350 inimest. Siin täpselt arvu on keeruline öelda, et kuna tuumajaam on plaanimise järgus ja
olulisi muutusi võib kindlasti siin tulla ka arvutustes on ju, aga kui nüüd võib ka nii öelda, et need inimesed, keda vaja on, saab nii-öelda kolmeks jagada. Et ühelt poolt neid, kellel oleks nagu väga head tuumateadmised, et just oleks tuumaala tippspetsialistid oleks, neid ei ole vaja väga palju, kuskil 30-40 inimest. Kui me räägime tuumaala teadmistega spetsialistidest, kus võib olla ka näiteks energeetikainsener, kes on saanud tuumaalast täiendkoolitust, neil vaja tuleks 50-70 inimest. Ja kõige rohkem oleks vaja tegelikult valdavalt kutseharidusega ja sellise tuumaalast teadlikkusega töötajaid, et siin kuskil 160-240 inimest. Ja kindlasti on ka siin erinevad piirangud, millega peab arvestama või tuleviku osas nagu mõtlema, et kui võiks mõelda, et meil näiteks Ida-Virumaal äkki vabaneb töö iseloomuga seoses mingit tööjõudu, siis kahjuks siin võib saada piiranguks keel, kuna selline levinud keel tuumajaamas kipub olema inglise keel. Ja samuti võivad siin saada otsustavaks turvakaalutlused, näiteks ka kodakondsuse puhul, et siin see valik tööjõu puhul ei pruugi üldse olla nii lai, kui me esmapilgul võime arvata, et see seda on. Nii, aga läheme siit edasi selliste olulisemate järelduste ja ettepanekutega. Ja enne, kui me selleni jõuame, siis tuletame meelde, mis need sellised võib-olla olulisemad kriitilised väljakutsed ja pudelikaelad siis valdkonnas on. Ühelt poolt, nagu räägitud, kvantitatiivne lõhe, ehk siis nõudlus tööjõu järele on suurem kui see, mis meil haridussüsteemist välja tuleb. Demograafiline surve, sektori töötajaskond on keskmisest vanem, asendusvajadus on väga suur ja järelkasv seda praeguse seisuga ei kata. Ja oskused muutuvad, kiire tehnoloogiline areng, meil on vaja valdkondade üleseid oskusi, ehk siis see seab sellise suure väljakutse meie haridussüsteemile väga kiirelt nendele väljakutsetele reageerida. Et meil on vaja üha laiapõhjalisema ja mitmekesisema ettevalmistusega oskustöötajaid ja spetsialiste. Ja enne, kui me läheme veel ettepanekute juurde, siis seekord me tegime Siimuga ka ülevaate sellest, et mis toimub teistes riikides. Et just aru saada sellest, et kas meie murekohad on kuidagi erilised. Et mis siis toimub näiteks Soomes, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal või USA-s? Jah, et võib nii öelda, et ega me midagi sellist väga uut rahvusvahelist võrdluse plaanis ei leidnud või ütleme, et murekohad on samad, ütleme niimoodi. Et samamoodi valdkonnas on tööpuudus ja eriti just vaatasime seda rahvusvahelist võrdlust just lahenduste osas. Ja kui me enda ettepanekuid tegime ja kitsaskohti välja tõime, siis oli ka hea nagu vaadata, et jah, ka meie ettepanekud on ka mõneti sarnased, et on erinevad tegevusi ka mujal maailmas selleks, et saada rohkem noori sektorisse, praktikakohad, õpipoisikohad, jällegi ka naiste senisest suurem rakendamine, et Eesti pole erand, et selles osas, et naisi õigusaladel suhteliselt vähe on. Ja nähti lahendusena ka koolituskohtade arvu suurendamist, jällegi samamoodi murekohaks välja langus. Ja neid, kes juba täna töötavad valdkonnas, et ka nende aktiivsena hoidmine tööturul ja ka nende tagastoomine, kes on siis kunagi millegi pärast mujale ametisse või sektorisse läinud. Aga kuidas see siis sobitub kõik Eesti konteksti? Et nagu ikka OSKA teeb siis erinevate kitsaskohtade ja arenguvajaduste lahendamiseks ettepanekud. Ja esimene selline suur arenguvajadus ongi üldine kvalifitseeritud tööjõupuudus. Et nagu öeldud, tööjõuvajadus ületab tasemeõppe koolituspakkumist ja samal ajal selle valdkonna puhul ei saa ära unustada seda, et õpe on hästi praktiline, mis seab suured nõudmised materiaaltehnilisel baasil ja näiteks laboritele. Et meil siin võib-olla viimastel aastatel on see sisseastujate arv kasvanud,
mis seab siis päris suured väljakutsed õppeasutustele. Ja tegime siis sellised ettepanekud, et ühelt poolt kõrgkoolid keskenduvad katkestamise ennetamisele, pööravad suuremat tähelepanu just sellistele motiveeritud sisseastujate väljaselgitamisele, individuaalsele lähenemisele ja toetavale õpikeskkonnale ehk siis maksimaalselt suurendada nende potentsiaalikate õppurite lõpetamist, et nad jõuaksid selle kutsetunnistuseni ka siis, kui nad peaksid juba õpingute ajal töötama, mis ei ole ju üldse pahaks pandav. Leidsime, et Tallinna Tehnikakõrgkooli elektritehnika õppekava potentsiaalvaldkonna tööjõu ettevalmistamisel ei ole piisavalt ära kasutatud. Seega tegime ettepaneku seal sellel õppekaval õppekohti suurendada. Kutsehariduses võib samuti jääda mulje, et sisseastujate arv on tõusuteel, aga kindlasti pidasime vajalikuks teha ettepaneku, et seda õppekohtade ja samuti õppevahendite senist mahtu kindlustada, et kindlasti mitte midagi seal vähendama minna. Ja operaatorite suure asendusvajaduse katmiseks tegime ettepanekud siis kas täita seda läbi soojusseadmete käite ja tasemeõppekaval vastuvõtu taasavamise, sest hetkel seda ei ole. Luua vastav spetsialiseerumisvõimalus automaatiku õppekaval või siis läbi täiendus- ja ümberõppe võimaluste loomise selle ameti puhul. Seoses kvalifitseeritud tööjõupuudusega seoses tuumajaama rajamisega, siis tegime ettepaneku töötada välja soojusenergeetika tasemeõppes tuumaenergeetika alaseid lisaaineid või moodulid või siis luua just see valmisolek, et kui see otsus tuleb ja Eestis saab tuumariik, siis on meil see valmisolek neid spetsialiste ka Eestis koolitada või luua need eeldused, et nad saaksid siis magistrisse minna juba eraldi tuumaenergeetikat mõnda välisriiki õppima. Ja kutsehariduse puhul määratleda need kutseõppeasutused, kus on piisavad eeldused pakkumaks tuumaenergeetika alast spetsialiseerumist, täiendus- või ümberõpet. Et siin kindlasti tasub mõelda sellele regionaalsele vaatele, et kuhu see tuumajaam potentsiaalselt võib tulla. Võrdluseks võib siin tuua näiteks tuuleenergeetika, kus siis need õppekavad või erialad avati Pärnus ja Kuressaares, mis võivad siis nagu potentsiaalselt olla nende tuuleparkide lähedus, et siin oleks ilmselt mõistlik kasutada sellist sarnast mudelit. Ja kui need õppeasutused on määratletud, siis need sellised piisava võimekusega kutseõppeasutused samuti loovad valmisoleku vajadusel töötada välja need tuumaenergeetika teadlikkuse alased spetsialiseerumised, kas siis lisaainete või moodulite kujul. Seoses õppekvaliteedi ja oskustega, et nagu öeldud, siis meil on vajadus võimalikult universaalse baasharidusega inseneride ja oskustöötajate järele, et see ettevalmistus peab olema võimalikult laiapindne. Ja kutsehariduses meil tulevadki uued 4-aastased elektrivaldkonna baasõppekavad ja seal tuleks just õppekava arenduses arvestada tööandjate ja tööturu vajadustega. Ehk siis, et spetsialiseerumised oleks tarbijapaigaldistele, tootmislahendustele, elektrivõrkudele, elektritranspordile ja automaatikale. Veel seoses õppekvaliteedi ja oskustega, et tasemeõppe lõpetajate ja olemasolevate töötajate teadmised ning oskused vajavad jätkuvat arendamist ja kaasajastamist, et just ka võib-olla need olemasolevad töötajad, et kuna valdkond areneb hästi kiirelt, siis et juba need töötajad, kes on mõni aeg tagasi tasemeõppe lõpetanud, et ka nende teadmisi ja oskusi hoida võimalikult kaasaegsena, et nad saaksid võimalikult kaua valdkonnas püsida. Ja õppekavade arendusel peaksid siis kutsekõrgkoolid senisest suurema fookuse seadma näiteks automaatika energeetika valdkonna spetsiifilist IT-oskuste, küberturvalisuse, ringmajanduse, roheoskuste, andmeanalüüsi, ohutusstandardite ja seadusandluse, tööohutuse, projektijuhtimise ning eri energialiikidega seotud teadmiste ja oskuste õpetamisele. Ja siin ka tasuks kaaluda koolidel just seda, et või pöörata tähelepanu, et mida tingimata on vajalik õpetada tasemeõppes ning mille puhul on tööturul ootus paindlikumate õppevormide järele, et intervjuudest ka
tuli see tagasiside, et tööandjad võtavad väga positiivselt vastu erinevaid mikrokvalifikatsioone ja eriti kui need toimuvad näiteks veebi teel, et see selline võimalikult paindlik, mobiilne võimalus ennast valdkonna teadmiste osas arendada. Leidsime ka seda, et see selline gaasi ja eriti just vesinikualaste oskuste teema on valdkonnas kasvav, mistõttu on siis energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekavasid vaja nende teadmistega täiendada. Ja tegimegi sellise ettepaneku, et nii energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekavadesse siis täiendavaid gaasi ja vesinikualaseid õppeaineid lisada või siis olemasolevaid õppeaineid täiendada ja vajadusel töötada välja gaasivaldkonna mikrokraad, et oleks tagatud vastavate teadmiste ja oskustega spetsialistide olemasolu Eestis. Ja sellise valdkonna ülese teemana, et hoolimata sellest, et kuidagi energeetika on muutunud või veel jätkuvalt muutumas populaarsemaks, siis seda teadlikkust õppija karjääri võimalustest kindlasti peab jätkuvalt tõstma, et kui me mõtleme kas või selleni, et kuidas paremini jõuda nende naisteni kasvõi, et see naiste osakaal valdkonnas kasvaks. Et kindlasti nende erinevate energeetika valdkonda tutvustavate teavitustegevuste ja algatustega tuleb jätkata, et meil on küll täna Inseneriakadeemia, Laend, Positron, mis on teinud väga tänuväärset tööd, aga et veelgi enam tuleks siis jõuda noorteni ja laiema üldsusena, et tõsta seda teadlikkust ja tegelikult sellest, et mis on need õppe ja just karjäärivõimalused, et milline on selle valdkonna potentsiaal ja teisalt ka seda, et mida see eeldab sellelt õppurilt endalt, et mis teadus ja oskusi, et kui 12. klassis võib-olla avastada, et tahaks minna energeetikuks või energeetikat õppima, aga matemaatika ei ole väga tugev, siis võib olla juba üsna hilja selleks. Aga võtame hea meelega teie küsimusi. No nii, täna läks väga kiiresti, hoogsal sammul, et head kuulajad, kas on teil kommentaare või küsimusi, et te saate kirjutada need vestlusaknasse või kui soovite ise esitada seda suuliselt, siis andke palun käega märku, siis teeme lahti teie mikrofoni. Vahepeal tuli küsimus palga kohta, millele julgesin ise vastata, et kas on tõde see, et me oleme rääkimas brutopalgast? Ja ikka. Hetkel ei ole ühtegi küsimust tulnud. Kas keegi veel tahab midagi kommenteerida või küsida? Aga seni, kuni ei ole, küsin ma teie käest sellise küsimuse, et te olete teinud juba üsna mitmetes valdkondades uuringuid. Et mis oli selle valdkonna eripära, mis teil kõige rohkem kulmu kergitama pani või üllatuma pani? Võib-olla, ma ei tea, kas üllatumine on nagu hea sõna, aga võib-olla see, kui muidu ka on ju räägitud, et meil on vaja insenere ja tehnika teadmistega inimesi, et ka nagu tegelikult on niimoodi, et võrreldes mingi muu erialaga, kus lõpetades on ka keeruline võib-olla leida erinevat tööd, et seal tööandjad kipuvad ka nagu koolipingist neid õppureid ära krabama, et just see erinevus, et erinevate valdkonda vahel võib-olla nagu see oli selline asi, mis võib olla. Et tööandjate huvi on hästi suur, et mina tooks välja selle, et saime juba eelmine aasta tuuleenergeetikaga seda tunda, et kui kiirelt selles valdkonnas võivad tuuled pöörduda nii-öelda ja kui suur osa on sellel, mida riik otsustab. Et üks aasta on selleks tuuleenergeetika, järgmine aasta võib selleks olla tuumaenergeetika, et selles valdkonnas see riigi mõju ja otsused kogu töö ja oskuste vajadusel on hästi suure kaaluga. Seda ka. Nüüd on 2 küsimust ja Kaarel tõstis käe. Kas me saame Kaarelile anda sõna mikrofoni lahti võtta ja siis võtame küsimused, kui Kaarel on sõna saanud?
Tere, kas mind on kuulda? Ja väga hästi. Vabandan, ma olen laisk inimene, ma ei viitsi kirjutada. Kas sa teed ka kaamera lahti? Mul on kaamera lahti, kas te ei näe? Äkki võtame esitluse maha, siis me näeme ka Kaarelit. Mul on natuke suurem seltskond inimesi, kuna meil just mainitud Positroni juhtrühm hakkab peale seda koosolekut, inimesed siin satuvad kokku, aga mul on selline küsimus, et meil ühiskonnas on, Eesti ühiskonnas viimaste aastate nagu peamised väljakutsed on seotud energeetikaga. Ja need teemad on igapäevaselt nii poliitikutel kui ka ametnikel, ettevõtjatel eesrinnas ja igal pool avalikult kirjutatakse, räägitakse, väga palju erinevaid arvamusi on. Aga võt see täpselt, mis me täna siin räägime, on vundament selleks, et need probleemid laheneksid, et millised nii-öelda strateegilised sammud on plaanis teha, et see nagu ka kuidagi niisugust kõnepinda saaks, sest et tegelikult uuring ju valmis juba eelmine nädal, on ju. Ja kui ma vaatasin ERR-is, vist oli ainult venekeelses ERR-is sellest midagi, eks. Et kas teil on mingi hea plaan, kuidas need nagu sõnumid nagu kõlama läheks, et me lahendaksime need probleemid ära, mis meil ühiskonnas on ja või mis muuhulgas ka, mis erinevaid muid probleeme, ma ei tea, siin lõhestumisi asju tekitavad. Ma ei tea, kas see oli nüüd viisavalt segane küsimus, aga selline see küsimus oli. Ja ma teen alguse, et tegelikult eks oli natukene rohkem Postimees ja vist Kanal 2 hommikustuudio ka, et nagu meie OSKA uuringutega tavaliselt on, et see selline meie avalikustamise protsess on selline mitmejärguline, et see tänane üritus ju täpselt samamoodi. Et osaleme erinevatel seminaridel, kirjutame arvamusartikleid, käime saadetes rääkimas sellest, et meie kindlasti omalt poolt oleme valmis igati seda rauda taguma, et neid sõnumeid levitada. Kas sa, Kaarel, said vastuse? Ja ikka sain ja aitäh. Võib-olla see oli ka niisugune nagu üleskutse, et siin väga palju erinevaid osapooli, et erinevad ministeeriumid ja osad ettevõtjad ja nii edasi, et nagu see võiks olla ka see, mis siis see kogukond suudab nagu avalikult ka väljendada, et meil on lahendus olemas, et kui meil on piisav hulk tarku ja oskajaid inimesi selles valdkonnas, ju siis need ka probleemid hakkavad lahenema. Ja energeetika valdkond, nagu me ilmselt kõik oleme tähele pannud, on selline, mis lendab ju kogu aeg. Et mitte ainult praegu märtsis, vaid vabalt võib neid sõnumeid rääkida ka septembris või järgmise aasta jaanuaris. Et need tulemused ei lähe selles mõttes ju vanaks. Ja meie käime alati siis, kui kutsutakse kõnelemas. Ja meelega. Lisaks on küsinud Sigrid, kas vaatasite ka eraldi magistriõppe katkestanute töötamist erialal valdkonnas? Mälu järgi, täpselt numbrid muidugi praegu on keeruline mulle öelda, aga magistri puhul on niimoodi, et me esiteks, kui me räägime magistris õppijatest, siis nende seas oli võrreldes pagaga need erialased tööl töötavad ja oluliselt enam. Ja kes on ka nagu magistri katkestanud, et ka siis oli niimoodi, et oli võrreldes pagaga näiteks erialased tööl töötavaid rohkem. Ehk et tegelikult uuringus saab seda järgi vaadata, et on eraldi vaadatud. Aitäh! Mirel on küsinud, millest lähtusite tuumaenergeetika valdkonna tööjõuvajadust prognoosides? Mis oli tuumaenergeetika vajaduse prognoosi aluseks? Aluseks oli see, et nagu ka siin Katrin välja tõi, et siin lähiaastal on tehtud väga häid analüüse töövajaduse kohta, mõned ka veel tegemisel või lõppjärgus siin regulaatori kohta, et ehk siis ütleme, me tuginesime seni tehtud tööle. Seni teadaolevale parimale teadmisele. Ja tuumajaama puhul. Jah. Ehk et parimale teadmisele sellest, et mis võiks sobida Eestisse, kui Eestisse tuumajaam tuleb, mida tegema hakatakse ja mis selleks siis vaja on. Just. Ja ka rohkem võib-olla arvesse võtta ka seda, et mis see tänane reaalne olukord on, et säilitada sellist reaalset pilku.
Imbi on kirjutanud pika kommentaari ja küsimuse. Imbi, kas sa tahaksid seda ise küsida? Ja, Imbi tõstis käe. Ole hea, Imbi. Nii, kas mind on kuulda nüüd? Ja, väga hästi. Väga hea. Ma tegelikult tahtsin natukene küsida, et sellest tööjõuvajadusest ja nii-öelda arengusuunitlused, need olid hästi palju ka suunatud nii-öelda Tallinna piirkonnale. Ka see Tallinna Tehnikakõrgkool, et kas ja kuidas planeeritakse või mõeldakse seda kutseõppe arendamist väljaspool Tallinna? Sest see, millega meie nagu täna silmitsi seisame, on hästi palju see, et noored tulevad Tallinnasse õppima, seavad oma elu sisse ja jube keeruline on neid tagasi meelitada muudesse piirkondadesse. Et seda on hästi teravalt näha inseneride poole pealt, et kui see kutseõppe fookus ka läheb nagu Tallinnale, siis seisame ka selle koha pealt täpselt sama asjaga varsti silmitsi. Ja siin ei ole isegi küsimus mitte töötasus, vaid lihtsalt kandidaadid ei ole enam valmis peale seda, kui nad on selle 4 aastat Tallinnas ära olnud, sageli enam tagasi tulema. Katrin, Siim, kas te tahate kommenteerida? Või palun hoopis Kaarelil kommenteerida seda? Siin on erinevad osapooled, mis peaksid kommenteerima, et võib-olla Oska poole pealt. See on täpselt see sama näide, mis me selle tuumajaama kutseharidusega seoses teeme välja seda regionaalset aspekti hinnata. Et kui me mõtleme, toon selle tuuleenergeetika näite, et meil on Pärnus elektrituuliku tehnikud, Kuressaares tuulikulabade hooldajad, et siduda neid töötajaid kohe selle piirkonnaga, kus neil on tulevased töövõimalused. Seda sama võtta arvesse näiteks tuumajaama puhul, aga kui nüüd laiemalt rääkida, siis neid, Kaarel ilmselt teab sellest isegi rohkem rääkida, et neid koole, kes seda elektrivaldkonna haridust annavad, on ju üsna mitmeid ja samas see kvaliteet võib olla kõikuv, aga Oska uuringutes meie alati püüame küll vähemalt anda selle signaali, et kui neid muudatusi teha, siis üks asi, mida kaaluda, on see regionaalne aspekt, et siis kas või paikkonniti oleks igas Eesti nurgas midagi võimalik selles valdkonnas õppida, et see koondumine kindlasti ei oleks suurematesse keskustesse. Aitäh, Kaarel. Ole hea, kas sa tahad kommenteerida seda, mis meil pooleli on ja siis küsida või uue kommentaari tuua? Ma teen mõlemat. Ma tõstsin küll käe ennem, kui see lugu tuli, aga siin ma kõikidele ettevõtjatele aitäh ütlema, kes kutseharidusse panustanud on, et mis puudutab nagu õpetamist, siis täna on mitmeid kohti Eestis, selliseid sõlmpunkte vähemalt, kus ettevõtjad on tugevasti panustanud kutseharidusse ja ettevõtjad küll näevad, et see vähemalt kutseharidus on üle Eesti, et meil on Pärnus häid näiteid, Tartus, Ida-Virumaal, kus siis näiteks välisvõrgu elektrike vaates juba on panustatud või panustamas õppeväljakute õppekohtadega ja ka sisepaigaldise installatsiooni vaates sama. Ja lisaks nendele suurtele sõlmpunktidele täna ju on veel ka Järvamaa, Viljandi, kes Tallinnat ma ka maininud on ju, et tegelikult toimub ikkagi väga paljudes erinevates piirkondades nagu võimalus on olemas ja ettevõtjad seda nagu toetavad ka. Aga mul oli see teema, mis mina tahtsin tõstatada sarnane just jälle kutsehariduse vaatest, et meil siin mitu rongi sõidavad samaaegselt, et meil oli siin see Oska uuring on ju, paralleelselt on kutseharidusreform käimas on ju ja tegelikult valdkonna ettevõtlusele tööturul on suur probleem see, et kutseharidusreformi vaates, mis tegelikult on igati tervitatav, need eesmärgid, et kutseharidus ei ole tupiktee ja nii edasi, et seda nagu haridust nagu paremaks teha, samaväärseks alternatiivsele keskharidusele, siis nüüd ka see raport tõi välja, et millised suunad kutsehariduses peaks olema. Eelmine nädal või üle-eelmine nädal äkki Riigikontroll tõi ka välja, et tegelikult hariduse edendamisel meil ei kasutata piisavalt Oska raporteid on ju, et kuidas ikkagi nüüd saaks, et kui need ühisõppekavad tulevad, mis nüüd kiiresti ära koputati, et ikkagi see tööjõuturu nagu päris vajadus sinna sisse saab on ju, et ma ei teagi, võib-olla
võib-olla Katrin ja Tiia ja Siim ei ole õiged vastama, aga siin nagu haridusministeeriumi esindajaid ka, et noh, millal lõpuks hakatakse õpetama neid spetsialiste, keda tööturul päriselt vaja läheb. Aitäh. Ma küsin siis auditooriumi käest, kas on keegi, kes sooviks Kaareli küsimusele vastata? Kes on ministeeriumist kõrgharidusosakonnast oli, aga see küll seik oli otseselt nagu praegu selle kutseharidusreformi ja uue õppekavaga. just. Hetkel ma ei näe käsi kerkimas. Siis ma oskan ainult tõepoolest seda ütelda, et me kutsekojas kindlasti oleme jätkuvalt seda meelt ja kõneisikud ja kõnetorud ka ministeeriumi suunas sellest rääkimas, et ka kõik uued arendused nii kutsehariduses kui kõrghariduses peaksid ikkagi teenima muuhulgas ka tööturu vajaduste huve. Ehk et eriti kutsehariduses, kus on siis väga otseselt suunatud ju õppe tööturule. Ja ma väga loodan, et need õppekavad, mis seni olid kutsestandardite alusel, saavad ikkagi meie ühise võitluse või ühise lobitöö tulemusena ka vastama nendele samadele vajadustele, millest ka Oska uuring rääkis. Et ma väga loodan, et me selles oleme edukad, kui see reformi kiiruse tolm nagu maha langeb, mis praegu siis üleval on. Et jah, tempo on olnud liiga kõrge sellel kutsehariduse õppekavade reformil. Et see on tõsi, et ilmselt sellega on palju segadust tekkinud, aga seda ehk on veel võimalik klaarida. Nii, ma kindlasti ei vastanud piisavalt, sest mul ei ole voli vastata ministeeriumi nimel sulle, aga... Ja see oli väga vastus lihtsalt, et ka nagu osapooled teavad, et tegelikult see mure on endiselt üleval, et me oleme Pärile kirjutanud selle nüüd moel ja teisel on ju, et tuleb edasi liikuda. Just. Nii, kas on veel küsimusi, kommentaare? Nüüd ma kutsun üles ikkagi just nimelt selle uuringu teemal küsimusi esitama. Ma hetkel ei näe, aga siis ma palun, Katrin, et sa paned uuesti üles slaidid ja ei ole ju täna mitte lõpp selle uuringuga, vaid ma loodan väga, et algus, sest see tänane infotund, ole hea, vaheta slaidi. Tänane infotund oli ju selleks, et teie isu äratada, et te saaksite minna Oska veebilehele ja lugeda sellest uuringust täpsemalt. Seal on üleval nii uuringu täistekst kui ka lühikesed teemalehed ja videod uuringu kokkuvõttest. Ja ka tänane nii esitlus kui ka infotund saavad olema järelvaadatavad siis Oska veebis. Aga kui lubate, siis natuke informatsiooni veel Oska kohta. Üks infotund on sellel kevadel jäänud meil veel valminud uuringust rõiva tekstiilitööstuse kohta ja sellega me tuleme teie ette 2. aprillil, keda huvitab rõivast tekstiil ja nahk, siis olete väga oodatud ja muuhulgas saab muude tegevuste kohta jälgida toimuvat ja tulevat ka Kutsekoja sündmuste kalendris ja veel Oska sellel aastal laua peal on kõige suurema tükina, me oleme nimetanud seda inseneride uuringuks, aga kuna ta haarab ka kutsehariduse tasandil tehnika ja tehnoloogiaga seotud erialasid, siis tema laiem nimetus on tehnoloogia valdkonna analüüs, mis siis vaatabki kõiki kogu üle põllu inseneerijad kõige laiemas võtmes, kui suur see vajadus siis ikkagi on. Ja selleks, et sellest aru saada, oleme me läbi vaatamas ka viimaseid tükikesi tööstusest, kaevandamine, trükitööstus ja metsandus- ja puidutööstus siis seirena ja üks suur uus valdkond, mis on meil laual, on siis kaitsetööstuse valdkonna tööjõuvajadus, mis on ka Eesti jaoks üsna uus, et üsna väljakutsuv uuring ka metoodika mõttes. Aga sellega me täna lõpetaksime, head kuulajad. Tänan teid kõiki, et tulite, aktiivselt küsisite. Tänan kõiki, kes aitasid uuringu valmimisele kaasa, head eksperdid. Tänan Katrinit, Siimu ja Siretit selle infotunni eest. Jõudu edaspidiseks, järgmiste kohtumisteni. Aitäh!